Mina olen Sten Ojamäe, ma olen Artišoki 6. Artišoki paneeli kuraator. Täna on siis näituse 5. päev, millel me panime välja laivi teose, mille saab selle seina seal näha. Taaskord ma näen, et siin on mõned uued näod, ehk ma siis jälle ütlen üle, milline see Artišoki formaat üldse on ja kuidas see välja näeb. Artišok on siis näitus, millele 10 kunstnikku, seejuures siis 8 kunstnikku produtseerivad uue teose lähtuvalt kontseptsioonist ja 9 autorit kirjutavad nende teoste kohta tekstid. Iga päev esitame siis ühte teost. Näitus on nii-öelda progresseeruv, siia tuleb iga päev üks teos juurde ja see näitus nii-öelda, need teosed hakkavad omavahel rohkem selliseid dialoogi ja võib-olla mõtteid vahetama ja need teemad arenevad samuti, et kui me alustasime sellisest ajaloo teadmise või konstrueerimisest ja üldse ajaloolisest mineviku teadmistest liikusime edasi, mis on traditsioonide väärtused, mida väärtustada, mida mitte võib-olla väärtustada, kas traditsioon on ahistav või pigem mida juurde andev. Siis oleme rääkinud subkultuuridest, päris paljust juba nii-öelda perspektiividest ja sellistest identiteedivormidest. Täna oleme jõudnud siis laivi juurde. Laiviga vestleb Margit Lõpmus, kes on ka Artišoki üks kirjutajatest. Margit on kirjanik ja kunstnik ise. Me vist kuna rääkisime, mulle meeldis see, et sa ütlesid, et sa oled kunstnik, kes võib-olla kasutab siis nii-öelda teksti kui justkui vahendit või meediumi nii-öelda. Et minu see on nagu lahe idee, et sa oled nagu kunstnik, kes võib-olla siis teksti väljendab ennast. Ma kirjeldan su tekste võib-olla väga sellise vahetu ja inimlikuna kuidagi, et see mulle väga meeldib, et seal on selline mingi ausus, aga sellise ausus võib alati ka kuidagi kriitiliselt seda nii-öelda läbi näenud, kas see teed on aus või see ei ole. Et mulle väga meeldib see niisugune teiste autorite seas võib-olla selline mitte nii range akadeemilisus ja selline tõsisus kuidagi, et see on niisugune rohkem mänguline ja hästi inimlik. Ja samas ka niisugune õrn, mis mulle seda meeldib. Laivi kunstnik, kellega me oleme palju koos varem töötanud, Laivi on moekunstnik, kes sageli siis nii-öelda esitab oma riideid pigem selliste installatiivsete ruumidena või nii-öelda kasutab seda rõivast installatiivselt pigem ära. Ja ma ei hakka ütlema, kas sa oled moedisainer või kunstnik, et see ei ole nagu oluline, ma arvan. Aga sa töötad riietel peamiselt. Ja ma annangi sõna teile. Ma olin natuke mõelnud, kuidas ma alustan. Aga nüüd ma peale seda, kui ma tulin siia ja nägin neid töid, siis ma võib-olla jätan selle alguse, mis ma mõtlen sinu hoopis lõppu. Et asun kohe asja juurde, et mis mind üllatas täna siin, olles selle tööga natukene varem kokku puutunud või näinud seda ja katsunud. Ja nüüd ma tulin siia vaatasin, et see paistab tohutult kerge välja ja hästi õhuline. Ja materjalid kõik on hästi rasked, liiv ja see jope muidu kaalub mingi, ma ei tea, et sa tead, kui palju see kaalub, aga ma ei tea, et väga raske ja siis see põll ja et kas see oli sul eesmärk omaette? Kuidas sa lihtsalt tahtsin kommenteerida, sa tahtsin paistab kerge välja, aga... Nojah, eks need materjalid selles mõttes on ju seda tööd dikteerinud ja üleüldse selles mõttes ma mõtlen, mu töös on läbivalt olnud materjal väga olulisel kohal ja lähtepunktiks või stardipunktiks, kust ma tihti oma rõnnatuste tegemist alustan ja see materjal ju tegelikult dikteerib rõiva vormi samal viisil läbi oma olemuse nagu kehale pandud rõiva puhul dikteerib seda vormi ka keha.
luues siis selle silueti. Ja ma ei teagi, kas ma räägin siit nendest materjalidest veel edasi natukene. Et nendes materjalides on siis liiv, mille ma arvan, et need materjalid, liiv, lehed, siis kruus, et need on selles töös olulisemad, kui on see plastik, mida sa kasutad. Et sa kasutad seda plastikut, kui neid kokku hoida või materjali kokku hoida, aga neid koos hoida. Et miks sa just valisid need materjalid? Jah, ühest küljest see kile küll selles mõttes hoiab koos neid looduslikke materjale, millega iseenesest on selleks, et neid panna täna nagu, kuidas öelda, aktsepteeritavasse rõiva, keelde või vormi. Ma pean kasutama sellist tehnoloogiat, mis on ka nagu huvitav aspekt, et rõivaste tegemise juures tegelikult disaineritele justkui on nagu peale sunnitud see tööstuslik tootmise viis, mis tegelikult ma ütleks, on nagu käsitöölisest tegemisest küllaltki erinev. Ja kui ma lihtsalt põimiksin need heinad omavahel kokku ilma siis neid tööstuslikke mingisuguseid võtteid kasutamata, et neist selliseid rõivaid luua, siis nad tunduksid pigem võib-olla sellised natuke nagu arhailised või abstraktsed või võib-olla nagu rohkem kunst kui riided. Ja siis seal kile koha pealt veel seda, et ühest küljest küll see hoiab neid asju koos, aga samas see toob ju esile ka selle kontrasti selles mõttes, et materjalid, mida ma olen kasutanud, on looduslikud, mis on surevad, mis on kõdunevad, mis juba selle protsessi käigus on selles mõttes muutunud, et punased lehed on juba nagu läinud pruuniks ja liivu annab minema ja nii edasi, et see sünteetiline kile seal kõrval on selles mõttes nagu surematu. Ja see on tegelikult ka nagu paradoksaalne, et või võib-olla natuke uskumatu, et kui need riided viia tagasi nendesse kohtadesse, kus need materjalid kogutud on, siis see on nagu mingisugune kamuflaaži efekt, mis seal tekib, kui ma panen selle heina tagasi sinna heina peale. Aga need kõik materjalid on kogutud Tallinnast, siit samast nagu lähiümbrusest ja ma olen olnud imestunud ka, kui ma need sinna tagasi paneksin, siis nad sulanduksid sinna keskkonda sisse ka selles mõttes, et seda prügi on seal nagu nii palju tegelikult. See võib-olla kõduneb lihtsalt või vaevalt on tegelikult. Aga et need materjalid, ma mõtlen, et sa oled nüüd kasutanud neid selliseid materjalid, nad on kõik kuidagi läbipaistvas vormis. Et kas need materjalid, see tundub, et nad on natuke eestlastele omased või et sa mainisid ükskord, et sa alustasid seda tööd, sind huvitasid sellised vanast inimeste nagu mitte rahvariided, mitte need piduriided, vaid need igapäevariided, millega nad tegid tööd ja millega nad töötasidki edades liivast ja nii edasi. Ja sul oli nendega mingi mõte, et kas see oli see materjal, mis sind takistas või nende lõigetega tegelemist. Need lõiked siin on midagi, need on hästi kaasaegsed või on siis sarnasus nagu vanaaegsetel tööriietel praeguse ajaga?
ma vastaksin võib-olla sinna, kui sa seda küsimust alustasid, et selles mõttes see ongi, ma valisin selle looduse teema selles mõttes, et eestlaseks olemise võib-olla nagu miski, mida mingisugune materiaalne aspekt selle juures nagu ongi see loodus ja selle eestluse juures siis ja ma ei tea, ma võin siis rääkida natuke sellest, et kuidas ma jõudsin siia, kus ma jõudsin selles mõttes, et ma alustasin seda protsessi tegelikult hoopis nagu kaugemalt ja kui selle näituse aluseks on olnud siis eestlaseks olemist illustreeriv kuidagi kaasaegsetes riietes näitus on ju, et siis ma mõtlesin ka, et mina moedisainerina siin näitusel peaksin tegema justkui kommentaari võib-olla siis või püüdma äkki täita seda ülesannet, et vormida nendest rahvarõivastest siis justkui nagu oma versioon, noh, mida tehti tol moenäitusel on ja et ma teeksin nii-öelda siis mingi laivi võtmes Eesti rahvariided. Ja mulle tundus, noh, see mõte nagu loogiline ja sobiv. Ja nende rahvarõivaste juures seal on ka jälle nii nagu mitu aspekti, millest rääkida, aga ma võtsin aluseks just või noh, mis mind võitis oligi siis need kõige tavalisemad argised riided, mis on kõige laialdasemalt nagu levinud, mis ei ole tegelikult nagu see, mida me täna nagu rahvarõivastena tunneme, vaid pigem sellised igapäevased päevast päeva öösse nagu mingi sama särk ja bluus. Ja mind nagu võlus ka see mõte, et on selline lugu, et rahvariided on olnud oma lõigetelt pigem kandilised ja püüdnud seda materjali hästi nagu kokku hoida. Ja kui ma võtsin need mingisugused vanad originaallõiked ja hakkasin neid kankale paigutama, siis ma sain aru, et tegelikult need ei ole üldse nagu nii ergonoomsed siis, kui ma ette kujutasin. Ja kui ma tegin esimesed püksid valmis, ma mõtlesin, et ma kasutan selliseid pehmeid ja mugavaid materjale, mingisuguseid dressiriideid ja ma tegin selle lõike järgi need püksid valmis, siis need olid tegelikult väga ebamugavad, et kandsin neid ja seal oli nagu hästi palju ekstra kangast jalgade vahel ja see nagu ebamugavalt hõõrus ja tõmbas mu tähelepanu. Ja seal ei olnud selles mõttes ju ka mingisuguseid taskuid ja seal ei olnud isegi küljeõmblust nagu kuhu seda taskut panna. Ja mulle lihtsalt tundus, et seal on nagu puudu mingisugustest teadmistest, mida mina olen juba omandanud, mille põhjal ma täna riideid valmistan. Ja see tagasiminek nii-öelda sellesse teadmiste eelsesse aega, mulle tundus, et need riideid teha selliseks, nagu ma tahaksin et need oleksid täna, siis ma peaksin neid nii palju muutma, et sellest originaalrahvarõivast jääks nagu väga vähe alles. Sellest põhimõtteliselt nagu jäänud sinu tööde puhul sellest, ei jäänud ainult need materjalid või see tunne. Mulle meenus ka see Juhan Liiv, millega ta igal leivad viibeli, et eestlus vist nagu, nende riiede peal või kogu selle näituse või inimesed, ma olen kirjutanud kõigist nendest kunstnikest, et ikkagi mulle jäi nagu see tunne rohkem, et eestlus ei ole nagu väga mugav, eriti võib-olla kunstnike, aga samas ma arvan, et mingi mugavamat rahvust eestlastele ei ole olemas. Et siin need kunstnikud on sellised
kaasajastanud selle mingi tunde või väljendanud seda tunnet ja mulle meeldib, et see on täiesti, et see on küll rahvusteemal näitus, aga nendest komplektidest nagu justkui ei hinga seda rahvuslust või sellist eestlane olla see või too milline. Et aga samas kui ma mõtlen, et läbi sinu tööd, et eestlane olla võib-olla see paistab kerge, aga on raske, sest need on hästi raske tööd tegelikult. aga see kogemus, mis sa sai nende materjalidega töötades, et kas sa läheksid ka edasi selle teemaga või laivi kui sinu üks identiteetidest, et kuidas see mõjutas sind? Selles mõttes oli isegi võib-olla natuke nagu uskumatu, kui keeruline see protsess tegelikult selles mõttes oli, et ühest küljest nagu see töö nende materjalidega, kõik nende aretamine ja see, aga pigem just nagu selles mõttes nagu vaimselt võib-olla natuke keeruline selle koha pealt, et ma kulutan selle peale nii palju aega ja ma teen nagu midagi, millel ei ole ju tegelikult selles mõttes nagu funktsiooni või kantavust. Et võib-olla nagu selles mõttes lihtsalt nendele küsimustele vastamine tegi ka selle protsessi nagu pikemaks. Ja siis mulle meeles see Tammsaare Tõde ja õigus, et sina oled põhimõtteliselt või sa oled see Indrek, kes läks minema sealt arvama. Et nad ei istunud see teema üldse ja näiteks need plätud mulle tunduvad, need on nagu väga kaasajad selles suhtes, et ka need kivid seal sees on erinevad, et praegu ka mingi moeselt üks plätu on ühtemoodi, teine teistmoodi. Seda on tähtsam. Aga sul ei ole siis vaja mõtelda nendega, või selle materjali kohta, mis sul tundub üldse, et mis materjalist eestlane on? No üks osa ka selles mõttes, mis jälle nagu seostub nende asjade kogumisega ja selle nii-öelda korilusega on siis veel lisaks on see, et tegelikult see protsess on olnud samas ka nagu hästi mänguline ja lapsemeelne selles mõttes, et mulle tundus, et see nagu sobitus mu iseloomuga nagu hästi kokku, et ma olin juba nagu varem mingisuguseid kivikesi ja lillekesi nagu kokku korjanud ja kuivatanud ja siis nüüd nagu selle töö raames veel nagu seda teha ja siis mängida selle liivaga seal stuudios. Aga nende eksperimentide koha pealt võib-olla veel seda ka, et mulle tundub, et selleks, et mõnda uut mõtet nagu leida, tulebki olla alguses võimalikult nii-öelda julge nende katsetustega ja võibki nagu ära unustada selle praktilisuse, et hiljem ju selles mõttes on alati võimalik neid ideid nii-öelda taandada millekski kommertslikuks. Mul selle Põllega seoses ma tean, et on tuttavad, kellele meeldib see, kuidas keegi töötab Põlega ja tunnen seda rõõmuga. Aga räägi nagu lähemalt natuke, et kuidas sa materjalid teed. Et mis sa seal, kui sa nüüd tõid omale stuudiosse ja need on sees, et mulle kohe meenub üks Rootsi dokument, Taani Soome dokumentaalfilm. See oli Rootsi pere, ei Taani pere, üritas lapsendaski 2 last
Aafrikast ja üks absoluutselt ei kohanenud ja ta näiteks viis mängutiigri viis välja ja sai emanust kogu aeg õiendada. Ta viis jälle, sest et tiigri koht on õues, aias või õues, looduses. Ja et sina tõid selle materjali omale tuppa, et kas justkui sa tahad integreerida loodust kuidagi linna või et see ka ju närbuga ja elamutega, mis sellele meeldisin. Et kuidas on sul mingid mõtted selle kohta, et miks sa tõid selle ma ei tea, kas just miks, aga selles mõttes see oli, sellest tekkis küll nagu suur kaas, mulle tundub, et oma nii elus kui loomingus ma nagu tegelikult armastan nagu mingisugust kontrolli ja puhtust ja võib-olla mõnikord isegi nagu steriilsust. Ja selles mõttes see olukord sellel ajal stuudios oli nagu tõesti täiesti vastupidine võib-olla siis nagu minu eelistustele. Ja samamoodi nende selles mõttes ju kokkuõmplamine ja kõik, jah. aga et sa tavaliselt on materjalid ise tehtud ja need on tehtud sellised, sa silikooni kasutad palju ja sa sul meeldib sellised nahamaterjalid. Et tavaliselt sa kasutad tehismaterjali. Ja kas nüüd sa äkki hakkad või on mõtted, et sa kannad meelde midagi, mis on looduses või oli see natuke selline tumat sinu jaoks? Ma ei tea, võib-olla hetkeks viisab, aga eks mitte. Ma küsin ka midagi. Et tõesti sa rääkisid laivi sellest, et kuidas sa nii-öelda alustasid ühe idee ja siis võib-olla see edasi, et tõesti, et ma mäletan, sa alustasid jah nendest talupoja nii-öelda tavalistest, siis sa veel liikusid edasi täitsa nii-öelda abstraktselt üldse riietest kaugemale, kuid sa hoidsid need samad elemendid, mida me näeme siin nii-öelda sees, sa alustasid sealt selle looduslikkusega. Et see oli huvitav, et ma enne ütlesin teada, et ma nimetasin moesänneris, nüüd ma nimetasin moesänneriks, et mul on näitusel 2 nii-öelda moesännerit ja et sina nagu nii-öelda kaugenesid moest ja tahtsid kuidagi sellest lahti saada, et võib-olla ütle seda, et miks sa ei tahtnud riideid teha. Nojah, sellepärast, et mulle tundus, et ma võtsin siis nii-öelda selle eestlase olemise aluseks nagu mingisugused märksõnad, mis on nagu, mis kirjeldasid pigem nagu seda inimolemust. Ja mulle tundus lihtsalt, et ma ei suuda nagu seda väljendada läbi rõivaste, vaid siin mul tulidki nagu appi need materjalid, läbi mida ma nagu mulle tundus, et ma saan nagu midagi edasi anda ja kuna need materjalid olid sellised jäigad ja mittekantavad, siis ma alguses nagu mõtlesin, et milleks ma pean nagu neid vormima sellisesse rõiva siis vormi, kui neist nii-öelda nagu praktilist asja nagu nii ei saa. Aga eks selles mõttes ei olegi nüüd lõpuks see ju ütleme funktsiooni asemel, see siis aitab meil võib-olla nagu mõelda mingitest mõtetest, mis nagu jääksid puudu, kui need tegelikult oleksid lihtsalt tasapinna nii-öelda. Samas sa mitu korda olete öelnud, et need rõivud ei ole kui funktsionaalsed. Ometigi me paneme nad ka lõpus maailmastatsioonil inimestele selga ja me täna sinu rääkisime stalleerides, et kuidas võib-olla sellisest sinu visuaalsest nii-öelda käekirjast tõesti eristuvad kuidagi, kui nad on natuke nii-öelda sealt väljas. Aga samas ma mäletan, sa võib-olla ammu, kui sa teedki just seda nahatooni kollektsiooni, et sul on need ju
ühepoolsed sellised riided, mis ei ole nii-öelda su ümber, nad ei kata sind või nad võib-olla varjavad su ühe poole ära, need on säärivalt kasutuses. Et mina ise enam ei näe neid nii mittefunktsionaalsete riietena. Ja Margit, sina vist kirjutasid, et sa võrdlesid oma tekstis, et kumbat jopet sa kannaks parem, et kes laivi seda puhvjopet või siis Kärdi nii-öelda seda parkat, et siis sa ka nagu viitsid selle, et see on kantav kuidagi. Võib-olla jah, see funktsionaalne nagu päris hästi ei kirjelda seda nagu seda mõtet, aga see, et loomulikult neid saab kanda, neid saab selga panna ja see lihtsalt selles mõttes ei ole need riided, mida mina isiklikult kannan, aga kuna inimesed on nii erinevad, siis loomulikult nagu on inimesi, kes ka selliseid riideid nagu kannavad. See on lihtsalt jah, nagu ma eelistan võib-olla natuke nagu teistsugust mugavust. Aga kas kõik varasemad sul, mis sa oled riidud teinud, sa alati paned sinna sellega? Ei, tegelikult mitte ja ma arvan, et see ei peakski olema nagu, ma arvan, et see kriteerium võib-olla mõnikord nagu osutub selles mõttes piiravaks ja selles mõttes, et ideed on nagu laiemad kui minu nii-öelda argiline välimus. Jah, võib-olla see materjal ja mugavus ja selle küsimuse juurde tagasi, et tõesti, et see materjal on hästi tulnud selles töös kohal. Aga miks just tõesti võib-olla, et Marit alguses tegelikult küsis umbes midagi sarnast, et kuidas sinu silmis see materjal on siis kooskõlas mingi kuulumisega? Just ma mõtlen pigem võib-olla need tuntuvad materjalid, see heim, see puukoor, sellised nii-öelda looduslikud materjalid. See on, selles mõttes see on üsna, ma näen selle seost, et Eesti kui metsarahvas ja nüüd see lingvistilise metsa mingi utoopia nagu täiesti adekvaatne nii-öelda üks käsitlus, mida analüüsida, et kuidas sinu jaoks nii-öelda need materjalid võib-olla selle eestlusele seostavad? Ma tean vastust. Et mulle need materjalid on ka natuke sellised ebasõbralikud materjalid. Võib-olla ebamugavad, et võib-olla eestlased on ma edukas vahepeal öelda. Et see seos tekkis mul selle materjali valikuga. Et selline, et see liiv näiteks, see on nii Eesti liiv, et see ei ole liivaline. Et me oleme neid materjale igal pool näinud ja samas juba see tekitab sellist tunnet. Samas ma võtan nüüd sellise, Gustav oli ka siin, ma tean, veel üks kirjutaja, et sellise kultuurianalüütiku nii-öelda pilgu siis, kuidas tema loeb süüliselt riideid, et mulle meeldis Gustav öeldes, et ma analüüsis su riiet ja just seda materjali ja ütles, et kas sa viitad nii-öelda sellele, et tegelikkuses need materjalid on omased kõikidele sellisele parasõitme Euroopa riikidele, et need materjalid ei ole mitte kuidagi spetsiifiliselt mingile kindrale paiknemisele, nagu seal on Eesti geograafiline asukoht, et seda on kõikjal, kus me edasi lähme, on täpselt samasugused looduslikud nii-öelda nähtused ja maastikud, et nii-öelda tema loes justkui välja sellist võib-olla rahvuskriitikat, sellist paiknemiskriitikat, et kas sa ise ka nii-öelda neid seda võib-olla? No kindlasti seda ka kõikide nende erinevate nagu selgituste mõttes ja mulle endale selles mõttes väga tugevalt tundub, et see rahvuslus on nagu selles mõttes ju nii nagu romantiline ja mulle tundub, et see side nagu ka ütleme mingite vanemate või esivanematega on nii nagu habras ja nagu kohati nagu kauge, et see on tugevalt mu jaoks nagu mingisugune ettekujutus. Lihtsalt ja võib-olla siis nagu need looduse materjalid oli siis nagu see mingi materiaalne külg selles olemuses.
veel üks aspekt, mida me vist pole täna puudutatud, on, et seal riietel nii sinul ka teisel Kärt Ojaval on need geolokatsioonid nii-öelda, et konkreetne koordinaat, kus miski pärit on, et võib-olla räägi natuke ka sellest. Nojah, ma panin need jah, ja selles mõttes ma juba ütlesin, et kust need on siit samast lähedalt korjatud ja ma ei teagi, mis sa arvad? Ei, see on huvitav kuidagi lihtsalt võib-olla paralleel, et Kärt, kes töötab samuti materjaliga, kes on nii-öelda eksperimenteerimaterjaliga, mida ka sina, et huvitav, et te juhuslikult mõlemad panite nende materjalide asukohal, kus nad kui paiknevad ja kus nad on päritanud. See on nagu huvitav koksandus, ma ei tea, kuidas see nii läks. Nojah, võib-olla see on mõnes mõttes ka viide lihtsalt mingitele kohtadele, kus ma selle tööprotsessi käigus nagu käisin ja nii, et ega tegelikult ju ma nagu seda küll ei usu, et mingi materjal, et see nii üldised materjalid, et nüüd see konkreetne koht, kus see täpselt kasvanud on, et selles mõttes keegi teine võib neid kuskilt palkudelt teha nagu sama asja, et see ei ole selles mõttes nii tugevalt, ma arvan, tegelikult selle kohaga seotud, kui pigem läbi nagu minu seal käimise lihtsalt nagu kogemuse või mälestuse, mis ma siis olen esile toonud. Ma võin siit äkki üle küsimus. Jah. Et see, et nüüd sa korjasid hästi selline nii-öelda lokaalseid materjale ja ma rääkisid, et sa katsetasid väga ajaloolist rahvarõiva disaini, et siis see rahvarõiv loodi tõesti väga lokaalsetest materjalidest Hiina ja Vill. Nagu praegu, kui sa oma rõivaid lood, kas on reaalselt Eestis tootjaid, kelle materjali sa saaksid kasutada või kasutada? Ikka eriti ei ole, aga ma olen selles mõttes tellinud näiteks Soomest ja niimoodi nagu mingeid villaseid materjale ja villast trikotaaži ja mingeid asju, mida nagu siin selles mõttes kindlasti ei tehta. Ma tahtsin alguses küsida, mis sul on mingi riietus või mingi riietusesa, mida sa vihkad kõige rohkem? Tahad vastata? Ma ei tea, võib-olla ma proovin avatada. Selles mõttes, need on ka nagu erinevad asjad natuke, selles mõttes need asjad võib-olla tõesti, nagu meil ka siin rääkisime, et mida ma nagu ise kannan ja selles mõttes, mis mõnikord see loomik võib olla, aga võib-olla nagu üks asi, millest on palju juttu olnud, on see, kuidas ütleme nüüd siis täna nagu selle massimoetööstuse ja kõigega on nagu öeldakse, et on kaduma läinud nagu esemete mingisugune emotsionaalne väärtus on ju, mille pärast inimesed peaksid neid nagu kauem pidama ja niimoodi. Ja võib-olla jälle siin tulevad mingid paralleelid nende vanade rahvarõivastega, aga mis mulle tundub, et on kaduma läinud, ei ole, vähemasti selles massitööstuses ei olegi nagu esmatähtis emotsionaalne väärtus, sellepärast et see miski, mille me nagu ise rõivastele loome, et on kaduma läinud materiaalne väärtus selles mõttes, et võib-olla see emotsionaalne side isegi nagu kestab nende rõivastega kauem, kui need ise nagu vastu peavad. Et see on võib-olla selline asi, mida mitte säilida. Ja sellest me ükskord rääkisime siin ka sellest, et mis on väärtuslik, mis ei ole väärtuslik, et ma vastan võib-olla ka sellele küsimusele, et see on huvitav, et selline, et kui sa ütled massitööstus nii-öelda, et peaks kaotama ära mingisuguse hingelisuse või mille, ma ei usu sellesse, see on terve 20. sajandi jooksul räägitud, kuidas
massiline reprodutseerimine kaotab justkui mingit aurat ära, nagu just, et mingi klassil on mingi oma olemuslik aura ja mingi masin võtab selle ära vist rohkem. Et ma arvan, et asjale tekib väärtus läbi sinu enda osutuse või sinu enda nii-öelda mingi emotsionaalse süsteemi, et noh, ma ei usu, et see, et kas seda särki on 10 000 või 2, et see, kuidas seda väärtuslikumaks tehtud, see on sellise kapitalismi niisugune idee pigem, et paneme, müüme sulle kaljud maha selle, et ma arvan, väärtused tekivad meil hoopis teistmoodi nüüd ühiskonnas. Mis kommentad? Ja just, mõtlesin sama. Tahtsin öelda, ma vihkan selle. Tahab keegi veel midagi öelda? Mis talle meeldib, mis selle riides talle ei meeldi? Kuna siin on ka teisi, ma näen moe valdkonnas töötud inimesi, kes tahab äkki midagi kaasa mõelda. Ma lähen järjest. Lühidalt, aga laialt võiks küsida ka värvide kohta midagi seoses selle matemaatikuga. Väheselt ta eelistab ise musta. Kas ma pean selle küsimuse formuleerima või see oli, et mis värv või mis tähendab värvidele äkki või mis tähendab mustal? Siin on jälle pikalt vastata. Aga lihtsalt ma mõtlen võib-olla, ütleme jah, nende materjalide juures mind huvitab pigem siis nende nii-öelda see taktilisus ja võib-olla mõnes mõttes ka nagu just ütleme katsumine ja mingisugune sensuaalsus selles mõttes pigem kui mingisuguse pinna dekoreerimine ja kui me mõtleme moest niimoodi, et mingisugused vahendid, mille läbi mood ennast väljendab, on siis materjal, on siis kehakatte, siis keha ja ruum, et mis on nagu mingisugused elemendid, millega me erinevates töödes siis, mida erineval määral nagu kombineerides või kuhu nagu rõhku asetades parasjagu ma tegelen, siis mulle tundub, et seal on nii palju nagu erinevaid aspekte, millega juba tegeleda ja mis on minu jaoks isiklikult nagu huvitavamad kui otseselt see värv, et võib-olla nagu värvi eemaldades ma saan nagu rohkem mängida siis kas nende vormide või materjali olemuste või mingite siluettidega või siis kehale paigutades ka nagu liikumisega ruumis ja siis ütleme mingisuguse atmosfääriga, mis on siis keha ja ruumi vahel tekkiv. Kas see vastas? Mitte nii otsast. Kas see vastas? No jah, eks seda võiks veel edasi ilmselt arendada, aga see vastas. Kas teil peadki mõni küsida? Ma ei teagi, kas on küsimus või mõte, aga kui mina seda tööd vaatasin, siis mulle tuli kohe see romantiline eestlane metsas seimi korjamas mõte, et ma ei ole seda Gustavi teksti küll lugenud, aga kui sa rääkisid sellest parasvöötme teemast, et seal ka ju teised rahvused elavad siin, aga eestlastel on ikkagi omane see, või miks ma ütlen, et meil on see metsaarmastus, et see võiks siis ka olla ju teistel rahvustel, aga millegipärast seda omistatakse nagu meile. Saab aru, mida ma tahan öelda või? Mida mina tahtsin öelda, ma arvan, et me omistame seda iseendale, mitte meil ei omistata seda, et see pigem töötab viibiri. Et sellepärast ongi natuke nüüd vastuoluline. Et see on päris paljudele rahvustele omane, et me oleme kuidagi loodusega seotud ja me oleme taevega seotud ja me oleme mingi tähistajaga seotud. Et siin näiteks hästi palju elemente, mis viitavad sellistele üldlevinud motiividele, mis tegelikult ei ole mingi konkreetse palju seotud, vaid mis on üld euroopalikud või üldse maailmas läbinud nüüd mudelid, mille seostatakse mingi identiteeti või kuulumist või paiknemist. Nüüd ma rõõvisin selle Gustavi mõtte, see oli Gustav kirjutas sellist asja.
aga ma arvan, kui rohkem küsimusi pole, siis aitäh teile, Laivi, Margit, aplaus. Ma siis lihtsalt ütlen jälle, et homme toimub siis Kris Lemsalu teose esitamine ja selle raames toimub siis õhtul kell 6:30 kunstiteoste kunstiteoste kohta kirjutatud tekstide analüüs, kus on selline Maarja Nektermann veab siis sellist kunstikriitika lugemisgruppi, kus ta analüüsib just neid tekste, et kui me oleme siin päris palju vaadanud nüüd teoseid ja laiemalt, siis me vaatame konkreetselt neid kirjutatud tekste, need erinevad vormi, mis sealt esile tuleb ja mis sealt võib-olla esile ei tule ja millest nad meile räägivad. Aitäh!